Hei, tere tulemast kuulama ning vaatama Committee vestlussarja teist osa. Mul on tõesti hea meel, et sa siia jõudnud oled. Kui sa ei ole veel esimest osa näinud, soovitan alustada sealt, sest see loob tänasele vestlusele tugeva vundamendi. Esimeses osas kohtusime Martin Manderiga, lihtsa maapoisiga, kes koos teiste eestlastega ehitab ülemaailmset kogukonda inimestele, kes otsivad lahendust. Neile, kes tunnevad, et tänane kontrollisüsteem koos pideva jälgimise, piirangute ja tsensuuriga ei teeni enam ei inimesi ega nende vabadust. Ning kes sügavalt sisimas otsivad väljapääsu. Eesmärk on aidata muuta inimesed tugevamaks ning anda neile tagasi aeg, vabadus ja kontroll oma elud üle. Kuidas jagamisturundus asjasse puutub? Jagamisturundus on oma olemuselt loodud selleks, et inimesed saaksid üksteist aidata, jagada väärtust, toetada üksteise kasvu ja liikuda koos edasi. Ometi on selle kuvand paljude jaoks vastupidine. Seega, mis siis, kui probleem ei ole mudelis endas, vaid selles, kuidas seda kasutatakse? Ja mis siis, kui ka sina oled olnud selles valesti kasutatud süsteemis üks neist, kes on haiget saanud ja lõpuks uskunud, et jagamisturundus on halb. Just sellepärast võtame järgmises 2 osas fookusesse jagamisturunduse kui kontseptsiooni tervikuna. Vaatame, mis see jagamisturundus tegelikult on, mis see võiks olla ja miks võib just see mudel olla üks võimsamaid viise luua keskkond, kus inimesed saavad koos kasvada ning luua vastastikku palju võit-võit olukordasid. Räägime müütidest ja väärarusaamadest. Võrdleme jagamisturundust palgatöö ja tavaettevõtlusega. Arutame näiteks, miks palgatöö annab küll turvatunde, aga mitte vabadust. Miks klassikaline ettevõtlus ei pruugi tuua iseseisvust, mida paljud loodavad. Ja mida jagamisturundus võib pakkuda neile, kes tahavad midagi enamat ning soovivad olla päriselt vabad. Martin on näinud mõlemat poolt. Nii seda, milline jagamisturundus võiks ideaalis olla, kui ka seda, mis juhtub siis, kui mudelit kasutatakse valesti. Katteta lubadused, inimeste ärakasutamine ja purunenud usaldus on kõik osa sellest pildist. Aga sellest räägime põhjalikumalt järgmises osas. Praeguses videos keskendume sellele, mis jagamisturundus tegelikult on, mis see kindlasti ei ole ja miks see mudel on valitud tööriistaks ka meie poolt loodava uue kogukonna jaoks. Mõnusat vaatamist! Mõnusalt tõmbas omal korraga mingisuguse vabina sisse praegu päris lähe. Sinu kui podcasti korraldaja, mida sa räägid? Mul on samamoodi see eksimise hirm on väga suur ja... Tere Martin! Tšau Armin! Taas kord siin sinuga koos vestlemas. Väga vahva. Et siis meil teine ring selles ja täna siis sukeldume rohkem jagamisturunduse maailma, et räägime mis asi see jagamisturundus on, purustame jagamisturunduse müüte, sest kui täna, jagamisturundus on nagu võib-olla isegi leebem ütlus selle kohta, aga võrkturundus, kui öelda, siis on inimestel nagu kohe käed püsti, võrkturundus, unusta ära, kuhu sa mind jälle sebid või mis iganes see on. Et ma täna tahaks tuua selle, et miks üldse jagamisturundus sai loodud, mis oli selle põhjus ja kuidas see nagu mulle meeldib seda mõelda niimoodi, et näiteks tulirelv, mis tulirelva eesmärk on tegelikult on see, et ta kaitseb sind, aga sa võid tulirelvaga teha mida iganes nagu halba. Jagamisturundus on samamoodi, ta on, võiks öelda, kõige võimsam turundusmeetod ja sellepärast on seda lihtne ära kasutada valedel eesmärkidel. Et ma tahakski täna sinna nagu sukelduda. Aga samas ma tahaks ka minna natuke sinu minevikku eelmise ettevõttega, et tuua pinnale seda, mida väga paljud ei tea. Et mis tegelikult toimus, mis seal juhtus ja miks sa siis lõpuks selle otsuse tegid, et ma lähen nüüd siit, astun nagu sellest välja. Et ma tooks seda. Ja miks ma seda rääkida tahan, on see, et
kui meil ei ole inimesega otsest kokkupuudet, siis me teeme järeldused selle järgi, mida me näeme eemalt. Kas või näiteks see, et kui me sotsiaalmeedias oleme, me näeme inimeste postitusi, me näeme seda, kuidas nad elavad, aga kui me ei ole kunagi nendega kokku puutunud ja ei näe, kuidas nad päriselt elavad, meil on täiesti võlts ettekujutus sellest, kuidas inimesed elavad. Ja me soovime nagu, oleks mul ainult selline elu. Tegelikult sa ei tea, mis probleemid tal kodus on. Et sellepärast ma tahaks tuua nüüd natuke nähtavale seda, mis on jäänud võib-olla sinu tutvusringkonda ainult ja enamus inimesi tegelikult sellest ei tea. Teeme nii. Et see on see. Ja enne kui me lähme sinna, ma tahaks rääkida ühe sellise huvitava asja, et nii nagu elus ikka, et me saaksime teada, mida me päriselt tahame. Peame me kogema kõigepealt kõike seda, mida me ei soovi, nii öelda. See loob selle selguse, et näe, kuule, seda ma ikka ei taha. Näiteks sa lähed tunni suhtesse, et siis sa koged midagi seal, nii järgmist suhtes ma sellist asja ei tahaks, näiteks kui sa lähed lahku, see loob selle pildi sellest, mida sa päriselt tahad. Et välistad. Just, et see on see, kus me elus siis liigume ja läbi nende väljakutsete raskustega mõistame, et mida ma tegelikult tahan ja kuhu ma liigun. Ja ma tooksin kõigepealt enda loo natukene ka sellega, et nagu just see sama näide, et kogeda midagi, mida ma ei soovi enam kogeda, siis ma tean, mida ma tahan. Et mina ise alustasin ka online erinevate projektide 2016 ja kus oli ka võimalik kiiresti rikastuda ja kuna see oli minu enda tookordne otsus, ma ei sukeldunud piisavalt sügavale, et näha, mis seal tegelikult taga on ja siis ma kutsusin ka inimesi, et näed, nüüd on äge ja kuna inimesed mind ka usaldasid mingil määral ja ma sain ka päris sellise mõnusa kogukonna üles ehitatud ja siis, kui need projektid ükskord nagu hakkasid kokku kukkuma ja siis sa pead inimestele otsa vaatama, mis mitte otsa vaatama, online'is oli enamus, aga sa tead seda tunnet, kui keegi tuld, sa oled kutsunud kedagi, keegi on pannud raha sinna sisse. Vastutus. Ja siis, kui see nagu kaotus sealt tuleb, siis see tunne enda raha, sa tead, ma võin alati oma raha tagasi teenida, mis iganes see on, aga sa tead, et sinu läbi on keegi teine raha kaotanud ja see on nagu nii valus tegelikult. Ja seal minul oli see otsus, et mina enam ei liitu ühegi projektiga, kus mul natukenegi kahtluste tegemist on mingisuguse bonsiga, kus on siis uute investorite rahad kasutatakse vanadel investoritel väljamaksmisega. Ja sellepärast oli ka selle projektiga tegelikult mulle 3 korda pakkuda seda projekti. Ma ütlesin, et ei, ma ei taha, sest et mul ei ole nagu 100% vastutus sellest, et kui ma hakkan seda turundama, ma ei tea, mis on see tulemus ja mina ei taha kogeda seda sama valu või seda ebameeldivat tunnet, et ma toon midagi. Ja siis ma mõtlesin, ma jagan nagu seda, ja siis ma sain teada, mida ma tegelikult tahan. Et see valu lõi selle vundamendi, et mida päriselt otsida. Ja siis, kui ma sukeldusin sisse, siis ma nägingi, et tegelikult see ongi see, mida ma olen ise ka aastaid otsinud. Ja ma mäletan seda meie esimest vestlust Zoomis. Ja kui ma siis käisin esimesel seminaril ka, siis minu sees käis nagu nii tugev plõks ära. Ma teadsin, et ma olen õigel ajal õiges kohas, õigete inimestega tegemas õiget asja. Ja ma tahan, et täna meie vaatajad, kuulajad ka nagu näeks natuke seda köögi poolt, mis seal taga siis tegelikult nagu oli. Ja veel üks, see sissejuhatus on päris pikk, juba varsti sina rääkima hakata. Kui palju meil on olnud inimestena, kas sina, kes sa praegu vaatad, kuulad, neid olukordi, kus sul on nagu soov hea, aga sa teed mingisugused valesid valikuid, astud nii-öelda ämbrisse, millega teedki haiget endale lähedastele, nagu mis iganes juhtub ja sa tahaks, et ma ei oleks seda teinud. Ja sa ise oled valmis nagu oma minevikku unustama ja keerama uue lehekülle. Ja siis sa soovid, et ainult inimesed ka mõistaksid, et ma ei tahtnud tegelikult midagi halba. Ja ma mõtlen seda, et kui sa vaatad, kuulad, et mõtle ka oma elu peale, et kui palju on sul olnud neid olukordi, kus sa tahaksid, et teised mõistaksid, et sa tegelikult ei tahtnud midagi kurja, midagi halba, lihtsalt sa tegid sellel hetkel vastavalt oma teadmistele nii-öelda sel hetkel parima otsuse, mis hiljem osutus halvaks otsuseks. Ja siis loodame, et teised ka meile nagu annavad uue võimaluse. Et see ongi see, et
et meil on kõigil neid olukordi, kus me teeme valesid otsuseid ja ma tahangi nagu jõuda sinna, mitte et oleks valesid otsused olemas. Tegelikult iga otsus on vajalik ja me jõuamegi täna lõpuks sinna, kuidas see sinu eelnev kogemus oli võib-olla kõige suurem kingitus üldse, mis sulle sai. Jah, üks asi viib teiseni. On ju, et see on nagu nii äge. Ja lähme kõigepealt siit üldse jagamisturunduse maailma, et mismoodi jõudis jagamisturundus sinu ellu, kuidas sina esimest korda sellega kokku nagu puutusid? Väga hea küsimus, kus mul tegelikult esimene kokkupuude oli päris ammu, ma ei teagi, mis vanuses ma siis olin, äkki kas 20 või 21, ma eeldan või arvan. Ja see sattus minu ellu selliselt, et ma ei teadnud, et see üldse nagu jagamisturundus on. Lihtsalt mulle tutvustati kontseptsiooni ja see kontseptsioon tundus nii kaasahaarav just selle näite puhul, et sul on võimalik nagu ehitada midagi üles ja see liigub mingil hetkel, kui seda õigesti teed, liigub ise nii-öelda edasi, genereerides sulle passiivset nagu sissetulekut. Ma ei teadnud, et sellel on mingisugune nimi, ma lihtsalt nägin seda sellist kontseptsiooni, mis mind kaasa haaras ja ma hakkasin väga agaralt sellega nii-öelda siis toimetama ja ma arvan, et kas mul see kokkupuude oli kuskil äkki 3 aastat, sellest siis ma ütleks, kuskil aasta oli selline väga positiivne. Hästi palju sai seal õppida areneda sellepärast, et pidi hakkama nagu esinema inimeste ees ja nii edasi. Kuigi nagu eelnevalt me rääkisime, see on üks kõige suurim hirm, mis mul on, aga seal juhtus siis selline olukord, et see inimene, kes mind sinna ärisse kutsus, tema nagu liikus edasi, ütleme nii, või jättis nagu selle sinna paika, mis minu jaoks oli nagu üllatus, aga siis ta andis mul nagu valiku ja ma teadsin, et ma olin nagu valiku ees, kui mina nüüd rahva ette ei lähe, siis sellega on nagu kõik, seega ma pidin nagu minema. Ja kuskil aasta ma sain toimetada, opereerida, aga see oli see hetk, kus tuli nii-öelda siis masu. Ja ma mäletan, et kuna see kontseptsioon oli üles ehitatud toote peale, sellisel juhul, et ütleme, mis ei ole sul igapäevaseks eluks tegelikult vajalik, kui sa pead lõpuks otsuse tegema, mis oligi see, et kui tuli nagu masu, inimesed tegid valiku ja keegi enam ei ostnud seda toodet, mis tähendab seda, et see kõik nagu kadus ära. Ja ma mäletan, see oli +-1,5 aastat, mis ma ikkagi proovisin seda edasi nagu tõugata, kuigi ettevõtte ise ei teinud ka selleks muudatuseks mitte midagi ja neid üksinda nagu toimetades tehes mitte keegi kohale ei tule, aga lihtsalt ma olen seda tüüpi inimene, et kui ma olen midagi lubanud või midagi ette võtnud, ma ei anna nagu alla. Mis tähendab seda, et lõpuks, kui see nagu lõpu leidis, see leidis lihtsalt sellisel viisil, et ma mängisin ennast nii nurka, kuna ma alla ei andnud, kuhugi tööle ei läinud, on ju, ja päeva lõpuks ma jõudsin sinna punkti, kus lihtsalt mind visati lausa see koht, kus ma linnas elasin, ma ei olnud võimeline nagu üürimaks, mind lihtsalt visati välja. Ma lihtsalt läksin nii lõpuni välja, kui vähegi võimalik on, et ma sain aru, et siin minul ei ole enam mitte midagi teha, et kui ettevõtte ka ei saa nagu midagi tee, on ju. Ja sellel hetkel ikkagi ma ei teadnud tegelikult, et see on nagu selline jagamisturunduskontseptsioon midagi. See oli lihtsalt minu jaoks nagu selline teistsugune äri, millest ma nii-öelda osa võtsin. Ja peale seda ma lubasin endale, et ma rohkem nagu seda sorti äridega nagu edasi ei lähe, sellepärast, et point oli nagu selles, et mida lubati passiivset sissetulekut. Ja samas nägin, et kui me räägime nüüd sellest kontseptsioonist, mis on tootepõhil, ma nägin, kui habras see on, kuidas sa võid midagi üles ehitada ja lihtsalt nüüd maailmas midagi juhtub ja praktiliselt kõik lõpeb nagu päeva pealt nagu ära, siis ma sain ka aru, et me ei räägi siin passiivsest sissetulekust, on ju, et siin ei ole mitte mingisugust kindlust. Siis ma ütlesin, et mitte kunagi ma enam nende asjadega nagu kaasa ei lähe ja neid pakkumisi loomulikult peale seda tee peal tuli hästi palju, aga ma isegi viitsinud kuulata selles suhtes, et ei läinud üldse nagu kaasa. Ja kui palju me oleme teinud neid lubadusi, on ju, et ma never enam sellega ei tegele ja siis tuleb kuskilt ja siis sööme ise enda sõnu, on ju. Korraks? Ja. Nõus, jah, selles suhtes, et aga see tähendab ka seda, et siis on pakkumine natukene teine. Et selge see, et me oleme lubanud, et me lähen nende asjadega kaasa ja kui me oleme jälle läinud, siis seal midagi peab olema teistsugust. Just. Ja nüüd sa ütlesid, et sa läksid sellesse ärisse, sellesse valdkonda sisse tegelikult mitte midagi sellest teadmata, on ju. Ja mingi hetk sa hakkasid ju ka uurima selle kohta, et mis asi jagamisturundus on või kuidas sa jõudsid nagu nii-öelda jagamisturunduse enda mudelini, et sa said aru, mis asi tegelikult, et see valdkond on jagamisturundus. Et minu küsimus on just see, et miks nagu jagamisturundus sinu jaoks sai selleks väljundiks?
Eks see teadmine tuli siis, kui sai minna ikkagi uuesti samale teekonnale tagasi. Et siis sai hakata rohkem nagu uurima ja tegema ja muutuma nii-öelda siis professionaaliks ja siis tekkis ka tegelikult see taipamine, et mis see ikkagi rohkem on ja mis see endast tähendab ja mis see endast nii-öelda siis nõuab, et see ongi see teema, et kõik võtavad seda hästi nagu lihtsalt kuidagi. Eks seda pakendatakse ka, sellepärast, et kui inimesed tulevad, nad ei saa tegelikult aru, mis see on ja seda müüakse ka, et see on selline, tead, üleöö rikkaks ja mitte midagi ei pea tegema ja edasi, siis seda hakataksegi edasi rääkima ja inimesed, kes tulevad, neil ongi selline eeldus. Aga mis nüüd juhtub, ongi see, et kui inimesed tulevad sinna ärisse ja see info on, et sa mitte midagi tegema ei pea, lihtsalt räägi paaril inimesele edasi ja edu tuleb. Ja kui sul on sellised eeldused ja me teame, et edu ei tule selle pealt, siis tekibki sealt pahameel, on ju. Ehk siis on midagi lubatud, aga seda ei juhtu, on ju. Et see on lihtsalt selline, ütleme, inimeste teadmatuus. Ja põhiteema on ikkagi see, et inimesed saavad aru, et kui me räägime ikkagi jagamisturundusest, see on amet, mis tähendab seda, et kui sa tuled sinna, sa tahad ikkagi arvestatavalt teenida, sa pead võtma seda kui ametit, mis tähendab seda, et sa pead seda õppima täielikult ja mida kaugemale sa tahad jõuda, seda rohkem sa pead ennast nagu pühendama. Et jah, loomulikult sul võib olla õnne õigel ajal õiges kohas ja igasugused muud asjad, aga need on nii üksikud juhtumid. Nagu loteri on ju. Täpselt. Aga enamjaolt on ikkagi nii, et ja sa võid ka niimoodi teha, et sa pead päevas tunni, aga siis sa pead seadma ka õiged ootused, mis tähendab seda, et sa võidki mingisuguse asjani jõuda 1, 2, 3 või 4 või 5 aasta pärast. Sest ühe koha pealt, mis mulle selle äri juures meeldib, ongi see, et iga päev kõik võib muutuda nagu igas suunas. Ja mõnikord ongi, mõni tuleb ja panustab ja teine panustab sama palju energiat ja mõnel tuleb lihtsalt kiiremini, mõnel läheb jälle kauem, et see on see, milleks inimesed peavad ennast nagu ette valmistama, et see on pikk teekond, on ju, aga lihtsalt see ongi nüüd see küsimus, et kas ma täna nagu panustan 40 aastat enda elust kuskile, on ju, teatud numbri nimel, aga mul on turvaline olla või sa tuled tegelikult sellest turvalisuse tsoonist välja ja sul on võimalus 3, 4, 5, aga see sõltub nüüd sinust, kui tõsiselt seda ametit võtad, et kui palju sa aega hakkad ikkagi panustama ja isegi kui see on näiteks 10 aastat, kuhu sa panustad, aga kui sul on võimalik 10 aasta jooksul jõuda sinna punkti, et sul on kõvasti suurem sissetulek kui palgatööl ja see on ka nii-öelda siis mingil moel passiivne, kui seda õigesti oled üles ehitanud, ettevõte on õige ja nii edasi, siis ikkagi nagu loogiliselt võttes, miks mitte panustada 10 aastat kuskile, kui versus teine võimalus on 40 aastat, on ju. Aga siin hakkab jälle mängima pigem rolli nüüd inimtüübid, on ju, mida keegi soovib, sest väga paljudel inimestel sobibki aina rohkem see, et mul ongi see turvaline koht, on ju, 5 päeva nädalas, mul öeldakse täpselt, mida ma tegema pean, sest jagamisturunduse juurest hästi paljudel inimestel saab ikkagi saatuslikuks see, et mis on ka nüüd pluss ja miinus, on ju, sul ei ole seal ülemust, sul ei ole seal bossi. Osadel inimestel on see pluss, nagu näiteks mulle, sest ma ei suuda opereerida, kuigi kamandab, ütleb mulle. Aga väga paljude inimeste jaoks on see miinus, sest neil on vaja, kes ütleb, sest neil ei ole piisavalt endal seda distsipliini, on ju. Ja ma olen seda näinud nii palju, kui inimesed alustavad ja kui neil on võimalik täielikult alustada, on ju, see ongi, ma alustan midagi uut, ma hakkan oma elu üles ehitamine. Tõused hommikul üles ja nüüd hakkab see venitamine pihta. Keegi ei ütle, keegi ei ela sul tegelikult siljas. Sul ei ole mitte mingisugust kohustusi ja nii lihtne on lihtsalt aeg kuude kaupa läheb mööda. Sul ei teki sissetulekut, sul ei teki kasvu. Aga mis juhtub on see, et sa lood enda selle maailma, et sul on nagu hästi pisi iga päev, kuigi sa ei tee neid asju, mis on vaja nagu teha. Pisi versus productive on see hästi. Täpselt. Ja kuud lähevad ja sa enda arust mõtled, et sa teed nagu nii meeletult palju ja kui sul ei ole head mentorid või sul ei ole seda õiget informatsiooni, siis tegelikult, kui vaadad selle peale, sa ei ole mitte midagi teinud, mis viiksid nii-öelda edasi. Et siin ongi osade inimeste jaoks see kontseptsioon, see on täis nii palju plussisid, osade inimeste jaoks on lihtsalt nii palju miinuseid. Et see ikkagi päeva lõpuks sõltub hästi palju sellest inimtüübist endast, et osad ongi mõeldud ja nad tahavadki olla, käia, ma tean täpselt, mis juhtub 40 aasta pärast, aga osade jaoks on selline, ma ei saa niimoodi elada. Ja just see võimalus ongi nende inimeste jaoks. Ja see, millest me esimeses saates rääkisime, kus sa oma lapsepõlvest rääkisid, sealt see distsipliin ju tegelikult saigi, et ma saan ise, mul ei ole vaja kedagi, kes mul elab seljas, vaid mul on see distsipliin olemas ja sellepärast sa võib öelda nii edukaks selles valdkonnas saidki. Jah, ise sa oledki enda boss. Ja. Ja kui seda distsipliini asju ei ole, siis on jah väga keeruline. Ja ma tahaks hakata siin natuke nagu tooma seda võrdlust ettevõtlusega,
sest jagamisturundus ongi tegelikult ju mingil määral üks ettevõtlusvorme ja kus siin inimesed just võib-olla rääkisid sellest, aga ma tahaks seda veel nagu täpsustada või tuua seda selgust, et inimesed tulevadki jagamisturundusse just sellega, et kiiresti rikastuda. See on see üks nendest müütidest, et näed, sa tuled ja sa ei tee mitte midagi, sa rikastud põhimõtteliselt üleöö. Ütle ükskõik, mis ettevõtlus, kus sa lähed ja ühe aastaga oled nagu kohe edukas, võib juhtuda neid asju, on ju. Aga sul on vaja panustada sinna aega ja enamasti, kui me võtame ettevõtte kõige tavaliselt, näiteks sa lood mingi restorani või loed mingi poeketi või mis iganes see on mingi tööstusharu, hakkad tootma mingeid tooteid või mis iganes see siin on. Sul võtab aega, et esiteks see struktuur üles ehitada, siis kliendid leida, siis see kasumlikuks muuta, siis see skaleerida veel, nii et sa saaks ise selle vabaduse, sest enamasti ettevõtluses, kui palju on neid ettevõtjaid, kes lähevad ettevõtlusesse ja lõpuks ma olen tagasi palgatööle, sest ma olen siin rohkem tööl, kui ma olin palgatööl. Ja ma ei tea kunagi, kas tuleb raha või ei tule raha. Ma olen küll oma aja boss, aga ma olen rohkem tööl, kui ma olin nagu tavatööl. Nõus, tegelikult ju Tony Robbins, väga paljud inimesed teavad, ta teeb koolitusi ettevõtjatele asja, tema ütleb kohe algusest see ei olegi mõeldud enamus inimeste jaoks. See on väga raske olla nii-öelda siis ettevõtja. Aga lihtsalt see ongi see, et enamus inimestel ei ole ettevõtja kogemust ja nüüd, kui minnaksegi inimesi juurde, kes on käinud näiteks palgatööl iga päevast, on ju, ja talle tullakse, lubatakse midagi sellist, millesse võib-olla ei oska unistada ja öeldakse, et sa ei pea väga palju pingutama tegema, siis loomulikult inimene tahab sellesse uskuda ja ta tuleb sellega kaasa. Aga siin juhtubki nüüd üks, mida ma kogu aeg selgitan inimestele on see, et kõik, mis tuleb lihtsalt ja kiirelt, kaob lihtsalt ja kiirelt. Et kõik jääb, võtab aega ja selle ehitamine. Aga see info, mida täna sotsiaalmeedias jagatakse ja tehakse, see ongi see kahjuks ainult seda nagu edu poolt. Ja nähakse ainult seda lugu, kui kiiresti, kui suureks ja nii edasi. Ja praegu on näiteks hästi hea näide, kui vaadatakse nüüd, mis on nüüd AI boom on ju. Neid ettevõtted, kuidas kasvavad tuntud nimed ja nii edasi. Ja mul tekkis ka vahepeal selline tunne, et vau, et uskumatu, et kui kiiresti ehitatakse miljardi ettevõtteid ja nii edasi on ju, et uskumatu aasta aega tagasi polnud, nüüd on ühe aastaga nii palju ehitatud. Ja hakkad uurima, need ettevõtted on 20-30 aastat turul on ehitatud. Lihtsalt nüüd nad jõudsid sinna punkti. Ja nüüd nagu okikepi efekt, nad lähevad nagu üles, aga kõigil jääb nagu see mulje, et nagu ühe aastaga on tehtud nii palju. Ja meil teeb ka nüüd selline surve ja see olukord, et kuidagi, et see ei tohiks nii kaua aega võtta, et midagi me teeme valesti, me peame hakkama mingisuguseid asju nagu muutma. Aga loomulik protsess seal asja juures ongi see, et asju ehitatakse 3, 4, 5, 10, 15, 20 aastat ennem, kui need asjad jõuavad sinna maani, nagu suurte asjadeni. Ja siin on täpselt seesama lugu. Ehk siis väga tihti võetakse ainult see üks erandlik juhus, edulugu ja kõik takerduvad selle külge. See on täpselt sama nagu sa tead krüptomaailmas. Räägitakse ainult sellest ühest inimesest, kes pani $100 kuskil Shiba Inusse on ju, kellest see üleöö miljonär ja miljardär ja nii edasi ja kõik hoiavad sellest kinni ja kõik otsivad nüüd seda võimalust on ju. Aga see ongi see 1 miljonist või miljardist loterii võit. Aga tegelikult reaalne elu on hoopis midagi muud. See nõuab väga palju pingutust, tööd, läbikäimisi, pankrotti ja nii edasi. Aga siis keskendutakse ainult sellele lõpptulemile vaata, edule. Aga ei räägita tegelikult, kui palju ja mis ohverdusi seal ees nii-öelda siis on. Ja mulle endale ongi kui sa oled ise selles maailmas juba natuke olnud ja näed seda köögi poolt ja tead, mis võimalused siin tegelikult on ja ongi, kui me võtame siis, ma tahaks täitsa tuua 3 sellist erinevust on siis tavatöö, mis ei ole üldse tegelikult halb. Mul vahepeal oli ka see, et mul oli nagu trots tavatöö vastu ja siis mul oli see, et kui keegi tuleb ja pakub mulle tööd, kus ma saan olla täpselt see, kes ma olen ja luua seda väärtust, mis mulle meeldib nagu teha ja mulle makstakse sellest raha. Muidugi ma lähen teen tööd, miks mitte? Et see palgatöö ei ole üldse halb. Aga see on nüüd siis palgatöö, siis ütleme see standard, ettevõtlus ja siis jagamisturundus. Ja nüüd ongi need palgatöö inimesed, kes on ja kui neile tutvustada kohe seda jagamisturundust, enne kui nad ongi ettevõtlusmaailma läinud, siis seal ongi see, et issand, ma pean 5 aastat pühendama või. Ja siis tegelikult me oleme 40 aastat, teeme sama asja ja kus sa 40 aasta pärast oled? Põhimõtteliselt samas kohas oma finantside poolest. Võib-olla sul on mingi maja ka, on ju,
aga sul ei ole ühtegi ressurssi nagu, millega luua midagi suuremat. Ja selle peale ei mõelda, et pühendada 5 aastat ja ülejäänud elu on sul kõik korras versus see, et sa lased 40 aastat ja sul tegelikult mitte midagi muutu. Nõus, selles inimesed peavadki nagu enda jaoks selgeks tegema, mida nad nagu tahavad. Minu jaoks on alati olnud inimesed nagu võrdselt, lihtsalt erinevus on selles, et igal ühel on erinevad eesmärgid ja mida nad on valmis nagu ohverdama ja panustama selle nimel, on ju. Et kui inimene on rahul, õnnelik, seda, mida ta igapäevaselt teeb, kui see on nagu palgatöö, see on ju täiesti fine, on ju. Ja ei saaks küll nüüd olla niimoodi, kujutan ette, kõik inimesed läheksid kuhu ettevõtjaks, on ju. Ja keegi ei ole nõus palgatööd nii-öelda siis tegema, kõik variseks kokku, on ju. Et see ongi osa lihtsalt sellest süsteemist, on ju. Aga korraks siin tulles tagasi sama juurde, mis ma ise ütlesin, vaata see palgatöö ka sõltub, sest kui me leiame, sest inimesed on nii erinevad, mõnele meeldibki koristada. Mõnele meeldibki olla kuskil liini peal, nokitseda mingi asjaga ja see ongi, kui tema leiab selle koha, siis ta ei tahagi muud asja, sest ta on juba õnnelik selle sama asjaga. Lihtsalt nüüd on see, et kas teda tasustatakse piisavalt, see on juba nüüd see teine jutt on ju, kas tema väärtusi hinnatakse, kas tema eest hoolitsetakse, see on juba nagu see kogu see muu asi. Aga tegelikult, kui sul on, pakutakse selline töökoht, kus sind hinnatakse, kus sind väärtustatakse ja saad oma töö eest väärtusest tasu, siis inimesed teevadki seda, mis neile meeldib. Ja, ma ütlen, et ma ise lihtsalt mäletan, kui ma lähen ajas hästi palju tagasi, kui ma olin noorem, ma ise ka mõtlesin ja eeldasin kogu aeg seda, et nagu kõigil on mingisugused ulmuunistusid ja tahavad teha ja nii edasi. Ja olles siis sellel teekonnal saadki aru, et mingil hetkel nagu sa proovisid välja tõmmata inimesi nagu seal, kus neil oli juba see otsus tehtud, see ongi, ja ongi, nad on nagu rahul, ise mõtlesid kogu aeg, et kuidas sa saad sellega rahul olla, kas ei taha midagi enamat oma elus, on ju. Aga see ongi nende jaoks väga super, mis nad teevad täpselt, kuhu, millal nad jõuavad, nad saavad oma aastat planeerida, nad täpselt teada, kui palju nad kuus teenivad, on ju, mis ongi täiesti okei, kui inimene tahabki seda turvalisuse nii-öelda siis tunnet saada, on ju. Aga osadel inimestel see tunne tekitab sellise nagu rahutuse, sa ei saa olla, sul on vaja midagi enamat teha, liigutada, kasvada ja nii edasi. Ja tulles nüüd tagasi, kus sa tõid seal näite palgatöö ettevõtja ja jagamisturundus, on ju, siis lihtsalt, mis on üks selline kõige suurem erinevus, kui inimene näiteks soovib midagi muud oma elus teha ja need võimalused ei ole ainult palgatöö ettevõtja ja jagamisturundus, seal on igast muid võimalusi ka, kui sa tahad palgatööst edasi liikuda, investeerimised asjad, inimesed õpetavad, näitavad, mis iganes, need võimalusi on väga palju, aga täna me räägime, ütleme sellest 3 suuremast alast, on ju. Siis tegelikult on see, et kui sa tahad nüüd sealt edasi liikuda, siis kui aus olla, siis klassikaline ärevi ettevõtlus on kindlasti kõvasti raskem viis, kui minna jagamisturundusse. Välja arvatud, mis ma ütleks, on see, kui sul on juba mingisugune selline passion, mingisugune huvi, mis mulle meeldib, ma ei tea, ma võib-olla kodus koon sokke ja nüüd ma tahan brändida, müüa seda ja loon selle ümber, see on mul olemas. Aga see, kui ma hakkan alles otsima, et ma tahaks midagi enamat enda elus, okei, ma tahaks minna ettevõtlusse, aga ma ei tea, mida ma teha tahan, siis see on kindlasti raskem sellepärast, et mitte keegi ei oota sind seal avasülis. Kuule, Armin, tule, las ma räägin sulle, kuidas sa saaks tulla minu valdkonda ja ehitada nüüd konkureeriva ettevõtte. Ma räägin sulle kõik oma saladused ära, mis mina õppisin viimase 20 aasta jooksul väga raskel viisil. See ongi see, et kui sa lähed ärisse, sa pead olema nii ettevaat, keegi ei aita, kõik tahavad sult midagi ära võtta, sa ei saa kellegile selga pöörata. Ja see on see, mis paljudel inimestel ei jõua kohale, kui sa tuled jagamisturundusse. Sinu edu sõltub sellest, kui palju inimesi sina teisi suudad edukaks teha, mis tähendab seda, et see on nagu hästi huvitav näha, kui inimene tuleb, pole kogemust on ja seal on inimesed, kes ütlevad, okei, ma olen su jaoks olemas, ma aitan, ma teen, ma annan kõik oma teadmised, oskused, et sa jätaksid kõik vead vahele, toetus, abi, keskkond, kõik on olemas, siis nagu on esimene reaktsioon, et midagi siin ei klapi. Kus see hind on? Ja miks sa tahad mind nagu aidata ja siis vaatadki, õigus jah, kui sa tuled klassikalisest elust, niisugust asja seal ei ole. Jagamisturundus ongi see kõige lahedam asi, ehk siis inimene tuleb, ta saab endale kõik toe. Kui nüüd loomulikult inimesel endal pole ikkagi seda soovi ja distsipliini ja nii edasi, siis jagamisturundus ka ei aita. Aga lihtsalt, kui sul on sees, see säde on olemas, et ma tahan ja sa lähed ettevõtlusesse, sa võid sealt nii tugevad löögid sisse saada, keegi ei tule sind toetama, keegi ei tule sulle õlale patsutama. Sa pead olema ikkagi väga-väga tugev. See on ka, miks Tony Robbins ütleb, et nagu enamustel ära isegi mine sinna teele, see ei olegi mõeldud, see on siga raske. Aga jagamisturundus, kui sul on säde olemas, sul on alati olemas see tugi. Ja isegi kui sul ei ole nüüd seda ühte inimest, kes kutsus, võib-olla näiteks teda enam ei ole, sul on ikkagi hea ettevõtte puhul, sul on olemas süsteem, koolitus, kuhu saad minna, inimesed on olemas, kes toetavad, teevad sellepärast, et see jagamisturundus ongi kõik about
inimesed ehk siis kogukond ja see on see kõige lahedam pool, aga lihtsalt kui sa oled elanud seda ühtemoodi, sul on hästi raske alguses sa aru saad, see ei jõua sulle lihtsalt kohale. No. Ja seda me näeme igapäevaselt. Ja see oligi see, miks ma täna tahtsin sellest teemast rääkida, et tuuagi just seda jagamisturunduse võlu ja tuua nagu need erinevad aspektid välja, mis need erinevused tegelikult on. Ja ühe erinevuse sa juba tõid, mis ongi nagu vastandid. Kui sa tavaääris räägid kõik oma saladused välja, siis sa lood omale konkurendi põhimõtteliselt. Jagamisturunduses, kui sa jagad kõik välja, mida sa tead, sa lood omale kõige parema koostööpartneri, kes aitab sinu edu samamoodi. Et see on... Jah, sest vaata klassikalises äris väga tihti on see, et üksinda on mõnes mõttes nagu lihtsam edu saavad. Mitte see, et sul pole meeskonda tarvis, aga lihtsalt omanikul, mille pärast on hästi palju ettevõtte juhte, kes on väga edukad, on üksikud. Sest nad on üksi sinna tippu nii-öelda jõudnud. Jagamisturunduses sa ei saa mitte kunagi edu saavutada üksinda. Seepärast, et sinu edu, sinu sissetulek, kõik sõltub sellest, mida rohkem sa oled aidanud sellel teekonnal. Mis tähendab seda, et kui sa näed kedagi, kes on väga kaugele jõudnud, siis tähendab seda, et on aina rohkem inimesi aidanud ja toetanud. Aina suurem kogukonna üles ehitanud. Et ongi kõik selline täpselt nagu vastupidine kontseptsioon klassikalisele viisile. Ja ma tahaks, et ma rääksin alguses sellest võrdlusest, tuleb töö, siis ütleme palgatöölt, liigub jagamisturundusse. Nüüd ma tahaks tuua veel ühe, me tõime juba see ettevõtlus ja jagamisturundus ongi see teadmiste jagamine. Põhimõtteliselt jagamisturundus on see, et sul on mentor tasuta olemas. See on nagu see. Aga samas, mida me tegelikult soovime üldse ärist ja ettevõtlusest, see ei ole tegelikult raha. See on tegelikult vabadus, mida me soovime. Kui me lähme nagu päris sinna sügavuti, me tahame aega perele, teha seda, mis meile meeldib ja nii edasi. Kui palju on tegelikult tava ettevõtluses, kui sa ei ole osanud luua ettevõtet, mis on iseseisev, kus sa saad välja astuda. Näiteks minul on just see, kui sa rääksid soki kudumine ja kõik see, sest nii kaua, kui sa paned oma aega raha vastu, sa ei saa kunagi tegelikult vabaks. Jah, vaata, see nüüd ongi see, kui me räägime väiksest keskmisest ettevõtlusest ja kui ütleme, seda kogemust ei ole, siis see ongi see, et noore kutina, mis sa mõtled, on okei, ma teen endale autopesule, siis ma leian sinna pesule, siis manager, värgid, särgid on ja mina lähen reisima, teenin raha ja ostan maja ja teen seda, teist ja kolmandat on ju. Aga niisugust asja väga naljalt väikses keskmises ettevõtluses ei juhtu, sellepärast, et ettevõtte juht ongi selle süda, ta ei kasvagi selle vastu üles, sest ta ei usalda kedagi, ta on tegelikult seal rakkes on ju. Ja see ongi selline omamoodi hästi huvitav nagu protsess, kus mingis mõttes sa jääd sinna kuskil vahel nagu kinni, sellepärast, et mis tavapäraselt nagu juhtub nüüd ongi see, et kui sa kasvad nüüd edasi ja sa leiad lõpuks selle inimese, kes on isegi võimeline andma nüüd sulle seda aega ja ta on võimeline seda opereerima ja kui ta nüüd on väga hea, siis mingil hetkel see väga hea inimene mõtleb, et no jah. Miks ma pean tema all olema? Tema käib ja sõidab ringi ja puhkab ja teeb on ju ja siis tulevadki need olukorrad, mis me siin vaatame läbi meedia on ju, kus siis lihtsalt keegi võtab selle sama ettevõtte kliendid ja läheb teeb täpselt samasuguse ettevõtte. Mis tähendab seda, et kui sa oled ettevõtte juht, et saada nüüd täiesti nagu vabaks on ju, see on tõesti hästi keeruline sellisesse punktidega jõuda. See ongi see, et igalt poolt varitsevad sellised nii-öelda siis ohud, millega sa pead nagu olema, et sa oled ikkagi ettevõtja. Kui sa lähed ettevõtjaks, minu nägemus või mis ma ütleks ongi see, et esiteks sa pead seda nautima ja ettevõtjana sa opereerid 24/7 tegelikult. Et ma mäletan enda ajast ka, vahepeal tekibki nagu tunne, et kas see ongi nagu normaalsus, aga kui sa suhtledki nagu ettevõtjatega, saadki aru, siis sa saadki aru, et see ettevõte ongi sinu beebi, mis tähendab seda, et on sinuga 24/7 igal pool koos on, et isegi kui sul on väike pere, mingis mõttes ma ütleks, sa ei pea ennast halvasti tundma, kui sa nagu ei suuda ennast täielikult välja lülitada, sest see äri või see asi ongi sinu jaoks selline nagu väike laps, keda sa nagu kasvatad ja see käib kogu aeg sinuga kaasas, sa ei saa seda välja lülitada. Lihtsalt nüüd küsimus on selles, et kas sa nüüd teed seda raha pärast ja kui sa teed seda raha pärast, siis loomulikult 24/7 nagu sellega koos olla on väga keeruline. Aga kui see on ikkagi missioon ja sa naudid seda toodet või teenust, mida sa ehitad, siis see 24/7 ei ole nagu, ütleme, selline probleem. Et loomulikult sa saad ju võtta endale mingisugust aega ja teha, aga lihtsalt mis ma mõtlen, on see, et väga keeruline on seda täielikult nagu välja lülitada.
sellepärast, et kui sa paned ikkagi oma hinge sinna sisse, siis ta on sinu kogu aeg kaasas. Sa kogu aeg ju mõtled, kuidas seda arendada, kasvada, edasi liikuda, suuremaks teha ja nii edasi. Aga väga paljud inimesed, see kindlasti ei ole nende soov. Kuidas elada on ju, et osad tahavadki reedel stepsile välja tõmmata ja ongi kõik. Aga ettevõtjana sa ütleme nii, et iga nädalavahetust ma ei ütleks, et seda stepsit nagu välja arvatud, kui sa tõesti oled väga suuremaks juba kasvanud ja kõik need struktuurid ja asjad on paigas. Ja mõtle, kui palju läheb aega tegelikult, et see nüüd ehitada siis suur ettevõtte välja, mitte väike ja keskmine ettevõtte, vaid suur. Kui palju pühendumist see tahab. Kui me lähme tagasi selle juurde, vaata 40 aastat on ju ja 8 tundi päeva, siis ma puhkan on ju, kui ma tahan nagu päriselt nüüd seda vabadust luua, mida ma päriselt soovin, kui palju sa pead tegelikult pühenduma sellest ettevõtte maailmas, et jõuda sinna sellesse päris vabadusse, see on ikka päris. Ja vaata, siin tasub vaadata numbreid ja kui me ei eksi, mis see statistika oli, et kui räägitakse näiteks jagamisturundusest, et vaat kui palju ettevõtted lõpetavad, nad olid skämmid ja nii edasi on ju, fine, saan aru, seal osad alustati selle teadmisega, osad ei vedanud välja nii või naa, seepärast, et päeva lõpuks seal ütleme ka toote taga on ikkagi ka nagu klassikaline äri, seal on vaja midagi üles ehitada, on ju. Et kui palju sellist jura on turul, aga võtame siis klassikalise, ütleme näite, klassikalised ärid, on ju. Et kui täna alustab X kogus ettevõtteid, on ju, 5 aasta pärast nendest on üle poolte on minema pühitud ja 10 aasta pärast on alles nendest ettevõtted, kes täna alust 10 aasta pärast on alles ainult paar protsenti alles. Ja see ei tähenda seda, et nad on kasumlikud. Ehk siis tegelikult see protsent alustavaid ettevõtteid, mis pühitakse minema, see on meeletu, aga seda ei panda vaata kella külge nii palju, et kui keegi nüüd ei saanud edukaks, ütleme, jagamisturundusvaldkonnas, siis mis siin juhtub, on see, et selle asemel, et vaadata nüüd peeglisse, see ei ole nüüd alati nii, aga enamus kordades on ikkagi niimoodi, selle asemel, et vaadata nüüd peeglisse ja öelda, et ma ei saanud hakkama, sellepärast, et ma ei omandanud teatud teadmisi ja oskusi, ma ei teinud piisavalt tööd, ma ei pingutanud piisavalt. Selle asemel võetakse ohvri roll. Ja kuna sai ju nüüd kõigile oma tutvusringkonnas öelda, et ma alustan sellega, kuidas sa lähed tagasi, et no, ma ei teinud piisavalt tööd, siis midagi ütleme, et see ettevõtte ei toimi, see on jama, vaata need tooted on jamad ja seda teist. Ja sellepärast see turg on ka, see on üks põhjus, miks see turg on täis nii palju sellist negatiivsust. Aga vaata, see ei toimi selliselt klassikalises äris, kui see midagi sellist juhtub. Mulle üks hea tuttav väga hästi selgitas, lava peal rääkis, oli ka ühe ettevõttega seoses, jagamisturunduse mudelit tutvustas, oli see, et sa lähed üksi tööle, sa toksid midagi, ongi see, et sa nimetad seda toksimiseks, et sa teed ise 8 tundi tok, teed midagi, valmistad. Ja siis sa käid niimoodi on ju aastast aastasse. Et see on see tava ettevõtlus, ütleme nii. Ja siis jagamisturundus see, et sa lähed ise ja nüüd sa koolitad välja 2, kes samamoodi sinuga koos toksivad. Siis sealt edasi järgmine on ju 4 ja 8, ja siis te kõik toksite. Ja nüüd iga selle sinu poolt välja koolitatud toksija pealt teenid sina protsendi. Nüüd on see, et kas sa toksid üksi või näiteks 8 tundi või sul on 8 inimest, kes teevad 8 tundi ja saad 10%, sina oled tegelikult saad juba ilma, et sa ise midagi juba teeksid, sa saad täpselt sama tasu juba niisama, et sa ise toksiksid üldse midagi. Just, aga vaata, siin ongi see, et see tundub kõik nii lihtne, on ju. 2, 4, aga niisugust asja ei eksisteeri ja see on ka üks põhjus, miks sellest valdkonnast räägitakse nii negatiivselt ja kehvasti, on tegelikult see, et alati tuuakse näide. Siin on ju lihtne, siin alustad, räägid 2, igaüks räägib nendest sedasi, siis on 4 on ju, 8, 16, 32, aga niisugust asja ei juhtu mitte kunagi. Nagu reaalselt, ideaalses maailmas. Seepärast, et sa räägid võib-olla ühele, tema räägib ühele, mitte keegi ei hakka sealt toksima. Võib-olla 20 inimest vahel, siis lõpuks keegi hakkab toksima. Sellepärast, et see sõltub juba sellest, et kuidas sina õpid areneda, sest sina ehitad mida? Sa ehitad nüüd kogukonda, on ju. Mis tähendab seda, et sina saad olema selle kogukonna juht. Ja mille pärast ma alati räägin, et sinu ettevõte ei kasvu kunagi suuremaks kui sina ise, ongi see, et kui sa nüüd ise ei ole sellel teekonnal ja see on üks kõige lahedamaid asju selles valdkonnas, mis mulle isiklikult meeldib, ongi see, et see eesmärk siin kontseptsioonis nii palju ei ole see, et sa hakkad nüüd raha teenima, vaid see, kelleks sa pead kasvama, et seda raha teenida. Ehk siis see raha ei tule ennem, kui sina kasvad ja arened ja see on otseses, omavahel on nii seotud, on see sissetulek. Ehk siis, kui sa jääd mingil hetkel jagamisturunduses nagu seisma, siis ainuke asi, mida sa saad teha, on vaadata peeglisse ja vaadata, et midagi jääb puudu minul.
ja ma olen sellises olukorras olnud, kus ma nagu ka mingis mõttes, miks keegi midagi ei tee, et võiks nagu edasi liikuda, vaata. Ja mingil hetkel ma sain aru, et asi ei ole teistes, asi on minus kui juhis, minus kui liidris, mis tähendab seda, et seal on midagi, mida mina ei tea, seal on mingisugused teadmised, oskused, mida mina ei ole omandanud, ehk siis ma pean minema neid otsima, ma pean kasvama, arenema. Ja siis kogukond liigub edasi, ehk siis sinul on vastutus nüüd selle kogukonna ees juhi või liidrina. Aga see eneseareng ja kasv on üks kõige suuremaid plusse, mis sa siin valdkonnas saad, mida ei ole võimalik, ma ei tea, mida mujal see kõrvale sa pead maksma selle eest lihtsalt suuri summasid. Üks on suuri summasid, aga ikkagi need kogemused, see võimalus, mis sul siin on, töötades nii paljude inimestega, nähes iga päev erinevaid situatsioone, erinevaid inimtüüpe, sa ei saa sellist kogemust. Et siin on nüüd hästi hea näide, et kui me räägimegi näiteks ettevõtetest, mis on ära läinud või on olnud skämmid või pettused või lihtsalt ei ole suudetud seda ettevõtet juhtida, siis tegelikult ja kui inimesed on reaalselt kaotanud raha, siis ikkagi üks asi, mis kõlab ikkagi sealt läbi, on väga paljud inimesed ikkagi ütlevad, et aga üks asi, mida nad said, oli sealt ikkagi see kasv ja areng ja need teadmised ja oskused. Ehk siis see inimene, kelleks ta tegelikult kasvas läbi selle protsessi. See mindset, mis ta sealt endale tegelikult sai, et sellel on hindamatu väärtus. Ja sealt sa võid juba minna ükskõik kus mujale valdkonda, kas või sul on nii tugev vundament juba all, mille pealt ehitama hakata. Ja ma olen öelnud ka, et kui sa nagu selles valdkonnas läbi lööd jagamisturunduses, siis ettevõtlus minna nagu hulga lihtsam, sest asi ongi selles, et üks keerulisemaid pooli on tegelikult inimsuhted on. Aga selles kontseptsioonis enamus ongi inimsuhted, kui sa suhtled kümnete või sadade või lõpuks tuhandete inimestega erinevatel tasemetel ja inimesed kasvavad ja arenevad ja juhtida neid ja nii edasi, et see on sellist kogemust see naljalt, ma ei oskagi praegu kohe hooga midagi öelda, et kus võiks saada sellist kogemust. Ja siin üks müüt on, mis ma tegelikult ei pannud omal kirja, aga praegu tuli, ma toon selle kohe siia ära, et siis on see nagu räägitud, et ma ei ole müügiinimene. On see, sest et eeldaks, et jagamisturundus on nagu müümine, et ma pean müüma kellelegi. Ja tavaliselt meil müügiga seostub kohe see, et mis on need LHV ja pensioni, et ma pean nagu kellelegi midagi pähe määrima, müümist nimetaks pähe määrimiseks. Aga kui me mõtleme tegelikult, see Grant Cardone on kirjutanud raamatu, et müü või sulle müüakse. See nii hästi räägib ära, et see müümine ongi meie elu. Näiteks sa oled mees, sa oled naisele, tahad naist viia kuskile, toon vastupidi, naine tahab, et mees viib teda kuskile restorani sööma. Siis on see, et kuidas sa nüüd presenteerid seda oma mehele, miks ta peaks sind sinna viima. See on täiesti müümine või see on see, et lähme kinno midagi vaatama. Lapsel on vaja brookolit süüa, tervislikult toitu. See kõik on müügitöö või siis õhtul tahad kaasaga mürada, siis sa ka teed ju müügitööd, teed mingid ettevalmistused, paned küülad põlema, mingid asjad. See on kõik oma idee või soovi maha müümine teisele inimesele. Ja siis me ütleme, me ei ole müügiinimesed, me oleme nii geniaalsed müüjad, eriti lapsed, nemad on nii juba see sõnavara. Kas on okei, kui ma lähen täna natukene sinna sõbra juurde jään natuke kauemaks, on ju mingid need võlusõnad ja laused ka. Ja hea näide on veel tuua see, et isegi kui sa ju oled palgatööl ja sa lähed uude töökohta, tegelikult on ju seal konkurents. Sa pead ju tegelikult ennast maha müüma, miks sind valitakse. See on ka nagu müük. Aga ma saan aru selles suhtes, et müügil on ka vahet, on ju. Et üks asi on see, et see ikkagi saa. Aga see on jälle küsimus selles, et mismoodi kuskil tegelikult ka õpetatakse. Päeva lõpuks on see, et kui sa liitud mingisuguse jagamisturundusettevõttega, siis loomulikult sa saad nüüd liituda ka mitmel viisil, sa tahad rikkaks saada ja raha tahad, aga õige viis peaks olema ikkagi see, et sa tunned, et see on sinu kogukond, see visioon, see missioon või kui see on tootepõhine, et see toode meeldib sulle või see toode on sind aidanud, mis tähendab seda, et minu silmis õige viis ei olegi nüüd see, et ma lähen nüüd kõigile seda nagu müüma, vaid tegelikult mind kõnetas see toode, ma kasutasin, ma sain sellest abi või see aitas mulle midagi, ma räägin lihtsalt enda loo. Ja sa ei saagi eeldada täpselt nii, nagu me räägime palgatööst, ettevõtlust ja nii edasi, et see ei saa olla niimoodi, et kõik hakkavad nüüd ühte asja tegema. Mis tähendab seda, et kui ma täna lähen räägin oma loo, siis ongi täiesti okei, et 10 võib-olla 9 see ei huvitagi. Ja see niimoodi ongi, on ju. Aga see ühte,
ja sellepärast see ei saagi teisiti olla, kui see nüüd peakski niimoodi olema, et kõik huvitab, siis kõik oleks ju jagamisturunduses ja kõik saavutaks edu. Et see ongi see nüüd see otsimine, leidmine, informatsiooni nii-öelda siis välja andmine, kellele mingisugune asi nii-öelda siis meeldib, enda kogukonna nii-öelda siis ehitamine on ju. Et see on ikkagi pikk protsess, aga ma saan aru, aga see ongi see, et kui alustatakse ja inimesed ise ei ole veel aru saanud, mis see nagu on ja nad hakkavad seda edasi duplitseerima, siis sealt tulebki see ütleme vale arusaam, mis ta on ja kus ta on. Ja, aga ühe koha pealt see on jälle arusaadav, seepärast kui ettevõte alustab ja süsteem võib-olla ei ole paigas või see asi areneb nii kiiresti ja emotsioonid on mängus ja minnakse ja joostakse ja täpselt seesama, et väga paljud inimesed eeldavad, et ma olen olnud sellises olukorras, et kus ma vaatangi, see on nii geniaalne kontseptsioon. See ei ole ju võimalik, et keegi ei saa sellest aru või keegi ei taha sellest osa võtta. Ma nagu juba eeldan, et kõik peaks nagu tulema ja siis, kui inimene ütleb ei või ta saa aru, siis on nagu, et mis on viga on? Nagu, kuidas sa ei taha seda? Et sa vaatad nii enda mätta otsast, et sellepärast ka, mis mul endal isiklikult meeldib, ongi see, et üks suurimaid oskusi, mis inimesel saab olla, on pane ennast teise inimese olgu, proovi nagu aru saada, kuidas tema seda maailma üldse näeb või mõistab või mis tema üldse huvid nii-öelda siis on. Ehk siis jätagi inimesed võimalus, et sa ei lähegi nüüd müüma, sa ei saa ju kokku niimoodi, et ma ei tule sealt ennem ära, kui ta nüüd mingisuguse sellise lükke teeb. Vastasel juhul lihtsalt sa tekitad järjekordselt inimese turul juurde, kes ütleb, et inimesed on nii peale tükkivad või see on jama kontseptsioon. Ja see tõmmab järjest rohkem seda tunnet, et see ei ole asi, millega ma tegeleda tahan. Jah, selles suhtes, ja sul on ka lihtsam, kui sa alustad selles valdkonnas, sul on ka lihtsam edasi liikuda, kui sinu kogukonnas, sinu meeskonnas on inimene, kes fännab seda kontseptsiooni ja ta naudib seda ja ta tahab seda, mitte see, et ta on kuidagi nagu ära meelitatud või maha müüdud selliselt, et ta on kuskil ja nüüd ta mõtleb, et kas ma pidin tegelikult siia üldse tulema. Sa ütlesid korraks seda, et me ei saa öelda, et 2, 4, 8 on ju see, et seal võivad inimesed, aga nüüd ongi see ka erinevus, mis pühendumisega inimesed on, et kui me võtame päriselt see, et ma olen 8 tundi, 40 tundi nädalas pühendun nagu tavatööle, kus ma tegelikult ei jõuagi kuskile, kui see sama pühendumus võtta siia ja panna, näed, et ongi, kui sul ei olegi, kui sa oled tavatööl, siis sa ei saa panna 8 tundi, aga sa võtad need ülejäänud ajad või sa hakkad siis kuidagi varieeruma, et vähendad seal töötunde ja selle paned nagu siia. Et mina näen, et see ongi see, et nagu sa ütlesid, et eeldatakse hästi lihtne, et ongi tund aega teen päevas ja siis ma olengi aasta pärast juba miljonär valmis, on ju. Aga kui inimesed tegelikult võtaks seda kui päris tööd, et ma peangi pühenduma nagu, et hea oleks, kui ma teeks 5 tundi päevas, siis on see, et ma jõuan nagu kuskile. Jah, seda kindlasti. Ja ütleme isegi palgatööle ei saakski öelda, et ei jõua kuskil, seepärast isegi palgatööga sa võid jõuda väga kaugele. Just selle koha pealt, et sul on ju ka planeeritud, mis on su palk, mis sul läheb iga kuu üle, sa saad kõrval panna ja sul on võimalik väga-väga hea elu isegi palgatööga üles tegelikult ehitada või kasvatada. Aga kui me räägime nüüd jagamisturundusest, siis selge on see, et loomulikult, kui inimene panustaks nüüd sama palju kui palgatööle, ta jõuaks väga kaugele, on ju. Üks asi on see, et tal ei ole võimalik panustada nii palju, kui ta on eriti palgatöö kõrvalt, on ju. Mis ei olegi loogiline. Ja teine me jõuame ikkagi sinna punkti, et ma olen ka seda näinud, kus inimesed tulevad ja panustavad, aga ikkagi me räägime teatud tegevustest. See on täpselt samamoodi, kui sa palgatööle lähed, seal on teatud tegevused, mis sa pead tegema, et selle palga kätte saaks, on ju. Ja mis siin nüüd juhtub, on see, et kui sa nüüd näiteks ju mingi kuu aega neid tegevusi ei tee, siis tegelikult sulle palka ka ei maksta, sind lastakse lahti. Jagamisturundus on see, et väga paljud inimesed tulevad, nad panustavad seda aega, nad ei tee neid asju, mis on vaja teha, aga kuna ülemust ei ole, on ju, nad ei õpi, nad ei tee, siis nad ikkagi liiguvad edasi, aga samas tulemust ei tule. No, siis on jälle see kontseptsiooni viga nagu. Et meil vahepeal see jakku siin läks kumenes üle. Aga me rääkisime praegu sellest, kui inimesed pühenduksid nagu päriselt nii nagu nad pühenduvad muud asjale, kas siis tavaettevõtlus või töö juures, mis iganes. Ma tahaks nüüd natukene sukeldada sellesse, et mis on need müüdid ja lood, mida jagamisturundusel räägitakse. Üks ongi see, mida me oleme lahanud. See on ju, tuled ja paned mingi väikse raha sisse, teed natuke tööd, tund aega päevas ja aasta pärast võtad, sõidad, ma ei tea, millega ringi on ju, ehitad omal majad ja reisid ja kõik see. Aga mida, kui
võrkturundus ja jagamisturundust inimestele rääkima hakata, siis üks asi on see, et püramiid, kus teenivad ainult need, kes alustasid esimesena ja kes tulevad hiljem, nemad ei teeni nagu mitte midagi. Jah, see on vist, ma arvan, üks kõige läbivam teema, et kui siia ärisse tulla, miks ka enamus inimesed alla annavad. Sellepärast, et hakatakse rääkima, et see on ju püramiid ja seda teist kolmandat on, aga tegelikult tõesti, kui seda teemat nagu lahkama hakata, siis tegelikult ta on nagu, kui me räägime nüüd ikkagi jagamisturundusest, mitte sellest, et kui nüüd keegi ehitaski püramiidi reaalselt teadlikult, et nüüd on see läbi, on ju. Nagu Eesti algus, ma mäletan, liikus selline asi ringi, et sa said mingi pileti, sa pidid kandma kellelegi raha ja kui see nagu liigub 10 kihti või 5 kihti, mis iganes liigub edasi, siis oled sina seal, kellele kantakse raha. No see on ehe nagu näide sellest püramiidist. Või MMM oli. Need on olnud. Neid näited ongi, mis ongi niimoodi üles ehitatud, aga kui me räägime täna ikkagi klassikalisest jagamisturundusest kui valdkonnast, siis ta on kõike muud kui vastupidi sellest, mida arvatakse või räägitakse, ehk siis ütleme nii, et suurkorporatsiooni puhul või kui sa lähed kuskil ettevõttesse, siis on nagu väga keeruline mööda seda redelit nagu üles liikuda, kus me toomegi selle näite, on ju, kui me ehitamegi või joonistamegi selle püramiidi, on ju, et kuidas sa lähed nüüd sellest esimesest nii-öelda mööda või jõuad tema nagu lähedale nii edasi, et väga keeruline on ju, et ei saagi. Aga jagamisturunduses on see risti-rästi vastupidine, sa võid olla esimene, kes registreeris, kes liitus ja nii edasi, aga päeva lõpuks süsteem on nii ausalt üles ehitatud, et teenib ikkagi see, kes panustab kõige rohkem ja kes kasvab kõige rohkem ja teeb kõige rohkem. Ehk siis sa võid liituda 10 aastat hiljem ettevõttesse ja sa võid olla top teenija. See positsioon ei määra mitte midagi. See on sul eelis, kui sa oled võimalikult vara ja nii edasi. Aga see ei määra sinu sissetulekut ega mitte midagi, et sa võid olla seal eelispositsioonis, aga kui sa mitte midagi ei tee, siis sa ka mitte midagi ei saa ja sinu kogukonnas võib olla, ma ei tea, 100, 200 või 1000 levelit keegi kaugemal ja tema võib olla top teenija. Ehk siis siin võib tuua paralleelid spordiga põhimõtteliselt, et öeldakse, et talent ei võida mitte midagi. Sa võid olla väga talendikas, mis iganes, aga practice beats talent. Ja, sa töötad lihtsalt ühes mõttes inimesed nagu üle, et kui sa teed nüüd õigeid samme, siis nüüd ongi hard work, on ju. Ja see ongi üks kõige lahedamad asju, mis mul isiklikult, kui sa ütlesid, mis mind isiklikult kõige rohkem nagu kõnetas. See eelmine äri, kus ma olin hästi pikalt, miks ma kaasa läksin, kui me alguses rääkisime. Üks asi oli see, et ma lubasin, et ma ei lähe kunagi selle kontseptsiooniga kaasa, aga see ei olnud selline tootepõhine, sest ma ei näinud ennast selle inimesena, kes läheb kellegi juurde, ütleb, et näiteks kas see kohvi on hea või see šampoon on hea. Lihtsalt see ei ole mina. Ma tahan midagi teistsugust ja see oli midagi teistsugust. Aga tegelikult, mis mind kõige rohkem kõnetas, oligi see, et selleks ajaks ma olin ikkagi klassikalises ettevõtluses olnud circa kuskil 8 aastat. Ja ma nagu tundsin sellist nagu vabadust või hingetõmmet selle kontseptsiooni osas just selle koha pealt, et sest keda ma tegelikult kõige rohkem igatsesin enda elus oli sellist mentorit, et keegi võiks olla, kes ütleb, mida ma tegema pean, kuidas ma tegema pean, et ma pidin kõik need asjad nagu ise läbi kolistama, et minu mentor läbi aja oli, sest sellel ajal võib-olla nii palju YouTube ja podcast ja niisugust asjad ei olnud, oligi nagu raamatud, mis sa lugesid, aga sa tegid hästi palju vigu ise nagu läbi, sa näed, et sa kaotad nii palju väärtuslikku aega, kui keegi lihtsalt ütleks, et Martin, see on niimoodi või ära seda tee, on ju. Ja mind kõnetaski selle kontseptsiooni just see kõige rohkem, et tuleb inimene ja ütleb, et see tee viib sind nüüd eduni. Nagu see on kindel, vaata, me ei testi, me ei tee, see on läbi käidud rada, me räägime valdkonnast, mis on olnud üle 100 aasta, on ju. Ja kui sa nüüd tegevusi teed, nüüd on lihtsalt küsimus sellest, on täpselt samamoodi, ma tooks näite, et kui sa tahad aerutada punktist A punkti B, kõikidel näiteks suund kätte, nüüd on lihtsalt küsimuses, kui kiiresti keegi aerutab. Seal ei ole niimoodi, et oih, vale suund on midagi. See edu on seal, lihtsalt kui kiiresti. Ja see andis mulle sellise vabaduse, sest kui ma olin ettevõtluses, sa pidid testima, tegema, sellel ajal ma kolisin Ameerikasse, uus turg, sa ei tea, mis moodi, riik on nii teistsugune, sa kolistad ämbreid läbi, timmid, otsid, kaotad raha, vaata, sa ei tea, sa ei saa nagu mõnes mõttes all in minna, sest sul pole õrna aimugi, mis sind seal nagu ees ootab, on ju. Ja lihtsalt, ja siin oligi, ma tundsin, kus ma sain selle nagu vabaduse või tiivad, sest ma näidati, Martin,
kõik, mis sa soovid, on seal. Ja sammud on siin. Ja sammud on siin, lihtsalt küsimus on sees, kui kiiresti sa nagu jooksma hakkad, on ju. Ja see oli esimest korda elus tõesti, kus ma tundsin, et kõik on võimalik ja ma läksin nagu all in endast, sest mul oli see kindlustunne, et nüüd on küsimus ainult nagu minus endas. Et see on see üks hästi lahe pool antud selle kontseptsiooni nagu juures. Siis, kui sa ütlesid, et läksid Ameerikasse kolistada, mul oli pilt ette, mingi eestlane hämbrid jala ümber peas ka, kolladi jookseb riigis. Aga see ongi ehe näide sellest ettevõtlusest, et kui ma tegin nagu Eesti turul, mul oli mingisugune arusaam, on ju, ma mõtlesin, no mis seal ikka, nüüd sa oled suuremal turule, rohkem inimesi, suurem käibe, suurem kasum ja edasi, on ju, aga tegelikult sa lähed nagu täiesti totaalselt teise maailma, mis tähendab seda, et enamus need kogemused, teadmised, mis sa enda regioonis kaasa võtad, see ei kehti, on ju, sa mingis mõttes nagu peaaegu alustad nagu nullist. No, et lihtsalt, aga see võtab sinu käest vaata nii palju energiat ja see on üks ehe näide ka nüüd klassikalises äris ja jagamisturunduse äris, on ju. Klassikalises äris sa alustad oma äriga kuskil ühes riigis ja nüüd sa saad minna teise riiki, sa alustad nagu otsast peale seal uues riigis, nagu mis sa tegema hakkad. Jagamisturunduses ei ole riigi piire. Ettevõte teeb sulle kõik ette taha ära. Hoolitseb selle eest, et inimesed on palgatud, tõlked on tehtud seda, teist ja kolmandat. Sina lihtsalt vaatad tervet seda maailma kaarti, on ju, ja kui ettevõte tegutseb selles riigis, siis mis sul muud on? Üks kõne, üks suhtlus, üks suum, on ju, ja sinu äri läheb selles riigis edasi ja sina ei pea nüüd sellepärast muretsema. Need seadusandlused ja muud asjad, on ju, et sina saad momentaalselt endale terveks mängumaaks ja saad terve maailma. Sa tõid veel ühe hästi olulise erinevuse välja, just seesama näol, et me korraks puudutaks, ei lähe sinna pikalt, aga just ongi see, et kui palju ettevalmistust vajab tegelikult tava äri üles loomine. Võtame näiteks seda restorani, sul on vaja siis ruume, sul on vaja tehnikat, sul on vaja leida, kui sa ise kokkad, okei, aga no üksi restoranis sa nagunii ei saa, sa pead hakkama kohe ka meeskonda otsima. Pluss siis veel load erinevad taotleda, kõik need litsentsid, värgid, see on nagu ulme. Esiteks, kui palju sa aega paned sinna ja kui palju sa paned pappi sinna alla. Versus see, et jagamisturundus, kus sul on ettevõte, nagu ta teeb sulle ette kõik ära. Sinul ülesanne on teha ainult otsus ja tegutsema hakata. Muud mitte midagi. Ja sa saad kogu väljaõppe ka veel tegelikult ettevõtte poolt nii-öelda. Vot sellepärast ongi see, et kui istud maha täna nagu inimesega, kes on nagu ettevõttes olnud või on, vaata, tema saab nagu sellest võimalusest natukene paremini aru, sest oskab nagu hinnata neid asju, mis tegelikult inimestel nagu ära tehakse. Aga kes ei ole, siis tal ei teki seda pilti. Ja nüüd, kui sa räägid, ma hakkasin just mõtlema nüüd üks äri, mis ma ise nagu tegin, kus ma pidingi nagu nullist looma nagu kõik, on ju. Pakendid, etiketid, sa pead ja kõige riisem ongi see, et aga keegi ei ütle sulle, mis seadustega sa peab kooskõlas olema. Nagu sa pead ise, ma lihtsalt praegu mul tuli nagu see déjà vu sest ajast nagu minevikuks tagasi, kus ma nagu, sa istud kodus on ja ma pean pakendiga, kuidas ma selle poe letile üldse viin, kus kohas see etiket üldse siin tuleb, kes ütleb, mis selle etiketi peal peab kirjas olema, on ju. Ja selle ajal ei olnud ChatGPT-d, on ju. Aga mis teksti ma siin etiketil üldse peal või kus see tekst üldse tuleb? Aga kelle käest ma küsin? Ja siis hakkadki nagu guugeldama või otsima ja ei ole kedagi, vaata, ja kui sul ei ole klassikalises äris sellist mentorit, siis oledki täiesti üksi ja sa võid ennast nii tühjaks joosta, olenevalt nüüd, kas sul on finantsi ja veel ei ole, on ju. Ja sa võidki mingisuguse suunas nii kaua joosta, et sa ei leiagi neid vastuseid ja asju ja ongi kõik, no. Aga jagamisturundus sellist asju ei ole, sul öeldakse kohe. Okei, sa soovid alustada, siin on esimesed sammud, sellel nädalal on kohe koolitus, Zoomid, asjad, seminarid, sa tuled, sa saad küsida teiste käest, mida nad teevad, kuidas nad teevad ja nüüd on kõik ainult sinus endas kinni ja ongi kõik, sa ei pea leiutama, sa ei pea otsima, siin on raamatud, kui sa tahad veel rohkem kasvada, kui sa tahad veel võtta veel suuremat liidri rolli, veel suuremaks kasvada, siin on järgmised raamatud, siin on järgmised koolitused, kõik on kandikul ette toodud. Sa puudutasid juba seda ühte, lähme nende müütide juurde nüüd tagasi, siis minu see püramiid. Mul endale mingi hetk, see oli mingi aasta tagasi, tuli hoopis teine pilt, et kui me räägime muidu sellest püramiidist, püramiid on üleval on tipp ja all on siis läheb laiemaks. Ja selle kohta ongi siis enamast, kui me mõtleme sellest püramiidist üldiselt, siis mis on tegelikult kõige suurem püramiid üldse, on tavakorporatsioon, kus tipp teenib, siis järgmised tasemed ja siis on tavatööne. Ja sa juba puudutasid seda järgmist müüti, et mul ei ole võimalik teenida rohkem kui minu kohal olevatel inimestel.
kui me võtame tava, siis korporatsiooni, kui lihtne on sul liikuda karjääris järgmisel tasemele, ei ole üldse, võib-olla mõnes ettevõttes polegi võimalik tegelikult, sest et seal on poliitika, ütleme, ja pannaksegi kindlatele kohtadele kindlad inimesed. Omanikust sa ei teeni rohkem. Jah, just. Kui palju on sul omal olnud kogemusi, ehk siis küllalt sinu endal, kui palju oli sinul ettevõttes, kes olid enne sind liitunud ja sinu nii-öelda üleval, kellest hakkas lõpuks rohkem teenima? Ja, nüüd ongi need hästi head näited on ju, et kui mina selle ettevõttega liitusin, see oli juba 9 aastat turul on, kui me eksin, oli kas 2,5 miljonit liiget on ju. Mis tähendab seda, et kui paljudel inimestel oli mingisugune eelis ennem teisi, aga kõik sõltubki sinust endast ja sinu meeskonnast, nii et jah, see ehe näide, see aeg, sul on lihtsalt eelis, kui sa kasutad seda. Jah, nagu see spordi see talent on ju. Aga asi ongi selles, et maailm muutub, uued inimesed tuleb peale ja see ongi tegelikult mingis mõttes ka see eesmärk või see point, ehk siis võiks ja peaks tulla ka keegi, kes on ikkagi jälle järjekordselt nagu parem, kellel on ka rohkem tahtmist, kes on rohkem energilisem ja nii edasi on ju. Et jah, isegi 20 aastat hiljem, 30 aastat, osad ettevõtted on täna turul pea 100 aastat on ju. Ja siin see redeli liikumine on 100% sinu käes. Kui me võtame korporatsiooni, siis on 100%, mitte 100%, aga ütleme, sõltuvad siis ettevõttest, ütleme 30% sinu käes, 70% juhtkonna käes. Et kas sa jääd neile oma panusega silma, kas nad väärtustavad sinu tööd, et sina võid seal nagu rügada nagu hull, aga kui sa ei jää silma, siis sa ei tõuse ka kõrgemale karjääris. Siin on konkreetselt jagamisturunduses, et kui sina panustad, siis sa liigud kohe edasi ka. Et seal ei ütle, keegi ei pidurda sind, nii nagu tavaettevõtlus, nad võivad vabalt öelda, et ei, sa võid teha küll, aga me ei tõsta su palka, me ei tõsta su karjääri taset. Siin keegi ei saa sind peatada, kuigi me lähme natuke ka sinna lõpuks, osad jagamisturundusmudelid on ehitatud, kus pannakse mingil määral nagu natuke lage peale mingi koha pealt, aga praegult sinna veel ei lähe. Aga jah, see on nagu, ja siis järgmine müüt on veel see, et mina rügan, aga sina puhkad ja reisid nagu elad sojal maal ja nii edasi, et kui palju on neid, näed, mina siin nüüd rügan, aga sina lihtsalt elad minu töö pealt põhimõtteliselt. Võt see on nüüd see suhtumine tegelikult, millega ei ole võimalik jagamisturunduses nagu edukaks saada. Näiteks, kui sina kutsud mind kuskil ärisse, siis ma olen nüüd tänulik, et sina tutvustasid ja kui mul on võimalik selle pealt nüüd oma elu üles ehitada, on ju super. Ja ma jäängi sulle nüüd sellepärast nagu tänulikuks, on ju. Aga ma tulen siia äris ikkagi selleks nüüd, et aidata inimesi. Ma vaatan nagu öeldakse, ma ei vaata kellegi teise rahakotti. Et mul ei ole võimalik edu saavutada, kui mina nüüd hakkan vaatama, et tänu minule sinu elukvaliteet nagu muutub. On ju. Et siis see ongi juba fookus, sul on nii vales kohas, sinul ei ole võimalik nagu üles ehitada. On ju. Mingis mõttes, kui aus olla, mind ei huvita, mis minust nii-öelda siis ülespoole toimub. Selles suhtes, et sina andsid mulle nüüd võimaluse, ma olen tänulik, on ju, ma tahan võtta nüüd võimalikult palju teadmise oskusi sinu käest endale kaasa ja nüüd aidata nii-öelda teisi ehitada enda, ütleme, kogukond nagu üles, on ju. Aga kui sina tänu sellele saavutad eesmärgi tunnist, mul on väga hea meel, on ju. Aga ma ei keskendunud sellele, see on nüüd kadedus, on ju. Et see lõikab lihtsalt enamus inimestel üldse võimalus ükstapuha, mis valdkonnas tegelikult väga korralikult edasi liikuda, kui keskendutakse teistele. Ja oluline on ka siin see, et mida tegelikult see inimene pidi tegema, et jõuda sinna punkti, kus ta saab visata, ütleme, jalad seina peale ja teised teevad nii-öelda tööd. See ei ole lihtsalt jälle samamoodi üle, ta on välja teeninud. Ja kui me võrdleme nüüd, mulle meeldib ikka nagu tavaettevõtluse korporatsioonist tuua sisse, sina rügad, teed tööd, aga kes sõidab uhkema autoga, kes ehitab järgmise maja? Juhtkond, bossid. Kas seal ei ole mitte see, et sina lihtsalt rügad ja teised teenivad sinu rügamise pealt? Kas nemad nagu premeerivad tegelikult sind, kui sina rügad rohkem? See on see sama eelmise punkti juurde, et kui sa silma ei jää, sa teed küll rohkem tööd, aga sa ei saa mitte midagi tagasi. Siin vastupidi. Aga mis on tegelikult, kui me räägime klassikalisest ettevõtlusest ärist, mis on selle definitsioon, mis on äri eesmärk? Kasumi teenimine. Seal ei olegi mitte midagi nagu, ja nii ongi. Selle äri, kui sa oled kuskil palgatööl nii edasi, siis enamus kontseptsioonid on ikkagi üles ehitada, et teenida võimalikult palju kasumit ja ongi kõik.
mitte midagi keerulist. Ja siin ma jõuan selle näite juurde, mis ma tahtsin tuua, aga oligi hea, et see, ma ei toonud kõik on perfektne, see on nagu nii äge, et püramiid on ülevalt ja läheb alla laiali. Kui sa keerad selle teistpidi ja alt ühest hakkab liikuma üles, siis mida see meenutab tegelikult? Lehtrid. Elupuu. Sest elupuu sina, siis järgmised oksad ja hoopis teine kontseptsioon on kogu selle asjale, et see minu eest on ka nagu nii geniaalne, et siit hakkab kasvama ja läheb järjest. Keegi vaatab ja, on just, et perspektiivi küsimus. Aga võtaks selle nüüd, hakkaks seda jagamisturunduse osa kokku võtma, me jagasime päris palju teemasid, mis on need müüdid, mis on need erinevused ja samas ei ole ka see, et nüüd jagamisturundus oleks iga ühe jaoks oleks lihtne, seda me juba oleme jaganud, et see ei ole lihtne ja sa pead siin ikka päris korralikult oma hirmudega tegelema ja eneseareng on siin ikka meeletu. Et ma ise tajun seda, et siin sa ei saa edukaks, kui sa ise endaga ei tegele. Töö juures sa teed lihtsalt seda tööülesannet, sa oled kuskil üksi, nokitsed midagi kas või sa saad selle palgaga jagamisturunduses, sa jääd lihtsalt tühjade näppudega, kui sa ei vaata endale otsa ja ise ennast ei arenda. Et see on nagu äge. Aga mis on nagu, see on minu vaatenurk, sa saad tagasi peegeldada oma mõtteid, kuna sul on see kogemuste pagas hästi suur. Krüpto tuli kunagi selle jaoks, et jagada raha, ütleme, viia rikkus massidesse põhimõtteliselt, anda inimest tagasi vabadus. Jagamisturundus, ma näen, on tegelikult samamoodi, võtta ära korporatsioonidelt, mitte nagu võtta, aga anda võimalus, et see võim, nagu nii-öelda võim jagada laiali, tegelikult iga üks on oma edu ja õnne sepp. Jah, see nüüd sõltub, kus nurga alt nagu läheneda on, et päeva lõpuks on ju mingisugune olenev, missugune jagamisturunduskontseptsioon, kui me võtame sellise kõige lihtsama, kus müüakse mingisugust toodet, on ju, siis tavapäraselt, kuidas turustatakse toodet, ongi see, et ta jõuab poeletile on ju, ja seal vahel ongi nüüd jaemüük on ju hulgikaubandus ja nii edasi, ehk siis igaüks võtab oma mingisuguse osa, siis väga palju raha läheb turunduse peale ja nii edasi. Aga nüüd kasutatakse, nagu sa eelnevalt ütlesid, on ju, mis on kõige võimsam turundusviis, on inimesest inimesele. Ja nüüd kasutatakse seda kõige võimsamat turundusviisi ära, ehk siis inimeselt inimesele. See on ka põhjus, miks tegelikult jagamisturundus praegu väga tugevalt on kasvamas ülemaailmselt. Ehk siis klassikaline, ütleme nii, et turundus enam ei toimi nii palju, inimesed ei usu, inimesed ei usalda enam. Kui sa täna näed telekas, keegi reklaami ütleb, see on kõige parem. Ma ei usu seda, see on nüüd kinni makstud. Seal pandi raha lauale ja öeldi, et ole nüüd hea, ütle, et see on parim, ongi kõik. See ei toimi enam selliselt. Mis tähendab seda, et kõige võimsam nüüd ongi see, et kui sõber ütleb, et ma käisin eile seal restoranis ja seal oli mega hea steik. Peaks minema ja proovima. Aga nüüd, kui see restoran reklaamib ennast telekast ja ütleb, et siin on maailma parim steik, kus mina seda tean? See on ju kinni makstud, on ju. Ja mis nüüd tehakse, ongi siis kasutatakse seda kontseptsiooni ära, ehk siis tegelikult lõigatakse vahepealt välja kõik need osad, on ju, turundused nii edasi ja nüüd see raha, mis tegelikult jääb sealt ju alles, see nüüd jaotatakse nende inimeste vahel ära, kes teevad selle distributsiooni töö ära, kes viivad selle toote nii-öelda inimesteni. Ega seal mitte midagi muud keerulist tegelikult ei ole. Et kui see on nii suur osa, kus sa pead sinna poodidele, lettidele, jaemüük ja nii edasi maksma, on ju, sealt jääb nii palju alles turunduse pealt, ja nüüd ma annamgi inimesed, kes tegelikult viivad seda edasi ja nad viivad seda edasi paremini. Ja see on ka põhjus, miks väga paljud sellised eksklusiivsemad tooted valivad selle viisi, sellepärast, et neil ei ole võimalik rääkida lugu poeletil. Sest see ei ole lihtsalt see, et osta näiteks piima, aga seal on mingisugune lugu, kuidas see tuli, mida ta teeb, need, seal on tarvis, et inimene, ta saab selle kogemuse ja nüüd ta räägib selle loo kellelegi edasi. Ja nüüd, kui tekibki seal toote klient, on ju, nüüd ettevõtte maksabki talle seda alles jäänud rahaliselt alla selle eest, on ju, preemiaks. Et selle koha pealt on hästi geniaalne nagu kontseptsioon. Ja samas, see on minu nägemus jälle, et sa võid vaadata, kuidas see resoneerub ja peegeldad tagasi. Airbnb tuli, on ju, ja hotellidele tegelikult ei meeldi see. Siis on Bolt ja Uber. Taksofirmadele ei meeldi see. Krüptovara, pangad pigem paneks nagu kõik kinni. Ja ma näen, et jagamisturundus on samamoodi nagu must hobune, mis lõhub selle korporatsioonse süsteemi. Ja see on ka põhjus, mis mina näen, miks nagu maha tehakse. Krüptot tehakse päris mõnusalt maha, järjest rohkem inimesed mõistavad ka, ma mõtlen just nagu meedias. Ja jagamisturundus tehakse meedias tegelikult
nagu korralikult visatakse sinna ikka hagu alla, et see ei ole ainult, et inimesed räägivad oma kogemused, vaid juba süsteem ise mingil määral lihtsalt mustab seda valdkonda. Jah, ütleme krüptoga on nagu hästi arusaadav, miks süsteem selle vastu võitleb, sest see annabki reaalselt nagu inimestele vabaduse ja võtab nüüd, ütleme seal teisest kohast selle ära. Jagamisturunduse puhul ma ütleks lihtsalt, et see on selline meedia. Mis on meedia eesmärk? Meedia eesmärk on lihtsalt tegelikult külvata negatiivsust, saada klikke, ja see lihtsalt on selline teema, mis meeldib nii väga nendele inimestele, kes on keskendunud negatiivsustele, nad otsivad konflikti ja nii edasi. Kui lihtne on panna, kui sa kirjutad mingisuguse pealkirja, kuhu sa juba paned sisse püramiid ja miljonääriks ja nii edasi, see lihtsalt läheb. Ja see on üks põhjus, miks see kontseptsioon jääb alati sinna hammasrataste vahele. Ta on lihtsalt selline hästi lihtsasti seeditav, ma ütleks selline teema, mida on võimalik inimestele nagu hammaste vahele visata teatud mingisuguste nagu märksõnadega. Ja kuna inimesed ei tee vahet, nad ei tea, mis on püramiid, mis on tegelikult jagamisturundus, ja kõik see läheb siin ühte kompotti, siis jah. Minu definitsioon püramiidis kui sellist ongi see, et kui sul ei ole toodet, et inimene jääbki ilma nagu oma rahast, ta paneb lihtsalt raha sisse, et raha tagasi saada. Aga jagamisturundus on tegelikult see, et inimene ostab midagi, mis on talle kasulik, ta panustab millessegi ja ta saab vastu. Ta jääb millestki ilma tegelikult, et see on nagu see jagamisturunduse mudel. Nüüd võttes kokku, ma loodan, et siit on nüüd päris palju infot juba koorunud, et mis see jagamisturundus tegelikult oma olemuselt on ja kuidas ta võrreldes siis tavatööga, üldise ettevõtlusega on, mis on need plussid, miinused. Ja kuidas sa ise võtaksid kokku selle, et miks jagamisturundus on sinu jaoks just nagu see go-to? Nagu isiklikult minu jaoks? Ja, just sinu jaoks. Ma ütleks see, et läbi jagamisturunduses on võimalik jõuda hästi paljude inimesteni ja vaadates, mida me nagu ehitamas oleme ja mis eesmärgil, see on kõik nagu kogukonna põhine, siis samamoodi see lugu, mis meil siin taga on, seda ei ole võimalik paari lausega edasi anda. See on pikem lugu, mis võtab lihtsalt aega ja see peab minema inimeselt inimesele. Et kui me eelnevalt rääkisime ka, et need muutused, mis maailmas on toimunud, siin teatud muutused hakkasid pihta 100 aastat tagasi, mis tähendabki seda, et selleks, et see ümber keerata, see ei saa juhtuda üleöö või 1 aastaga. Mis tähendabki seda, et see nõuab sellist rohkem selgitamist. Ja selle koha pealt ka, et isegi kui täna võtta inimene, kes ei tea, mida me teeme ja istume tund aega nagu maas, ega ta ei saa tervikpilti ette. Ta saab lihtsalt selle väikse niidi jupi sealt on ja kui see nüüd kõnetab, siis ta saab tulla sellele teekonnale, kus me avame rohkem seda nii-öelda siis maailma. Mis tähendab seda, et neid asju ei ole võimalik isegi ehitada sellisel mingisugusel moel viisil kui ainult jagamisturundusviisil, mis läheb lihtsalt tuttavale, sõbralt sõbrale ja koos selle nii-öelda siis looga. See on ainukene viis, minu silmis ainukene lahendus, kuidas on nüüd võimalik kõike seda kombineerida, mis siin maailmas on nagu tulemas. Web3, krüptod ja nii edasi, et kogukonna põhine. Sest kuidas muidu, kui sa tahaksid täna hakata nagu kogukonda ehitama, kuidas teisiti seda teeksid? Sellel ei ole seda tugevust, kui see tõesti ei lähe nagu isiklikult inimeselt inimesele. See on nüüd läbi ettevõtte perspektiivi nagu vaadates, et miks ettevõtte kasutab on ju seda turundusmudelit, aga nüüd ka sinu kui persoonist lähtuvalt, et üldse kui sa jagamisturunduse maailma sukeldusid on ja esimene oli see, et oli see passiivne sissetulek oli see, mis sind tõmbas. Nüüd teades seda, mida sa täna tead, kui sa alustaksid täna täiesti nullist ja sulle tutvustatakse jagamisturundust kui mudelit, teades kõike, mida sa täna just jagamisturunduse koha pealt tead, siis miks sa valiksid jagamisturunduse ise nagu oma edu saavutamiseks? Või üldse, isegi mitte edu saavutada, miks sa valiksid jagamisturunduse, millega tegeleda? Kui ma täna, mul on isegi hästi keeruline on seda ette kujutada praegu, et kui ma panen positsiooni, kui ma satuks nüüd kuskile ettevõttesse, miks ma läheksin uuesti sellele teekonnale. Täna minu jaoks, kui me võtamegi nüüd kõik need asjad kokku, millest me oleme sellel mitme tunni jooksul tegelikult nii-öelda rääkinud, siis ei olekski muud, mis on täpselt samamoodi, kui sa täna võtad ju hästi palju edukaid inimesi maailmas, keda on ju intervjueeritud ja küsitud, et mis oleks see, mida sa praegu teeksid, kui sa peaksid alustama nullist ja mida nad vastanud on?
Jagamisturundus. Täpselt, nad alustaks sellega. Miks? Sellepärast, et sul puudavad praktiliselt alustamistasud. Sul on täpselt süsteem on ees, mida sa pead tegema, kuidas sa pead tegema. Sa ei pea muretsema mingisuguste laokulude pärast, et kas inimestel on palgad makstud, on ju. Et ettevõte teeb kõik need asjad sulle ära, ehk siis ainult sina, kõik sõltub sinust endast, on ju. Ja teise koha pealt on see, et selles valdkonnas olenevalt muidugi tootest, aga enamus juhtud on ikkagi see, et sul ei ole mitte mingisuguseid piire. Ehk siis mind kõnetabki kõige rohkem, et mul ei oleks võimalik saada sellist kasvu ja arengut, enesearengut, mitte kuskil teises valdkonnas. Lähed ettevõtlusse, siis sa oled ikkagi suht ühe nii-öelda siis kitsas valdkonnas või sihis on ju, aga siin sa võid minna nii laiali, kui sa soovid. Jälle see kõik sõltub sinu näljasusest. Kui palju sa tahad kasvada, kui palju sa tahad edasi liikuda. Sest mind on alati paelunud nagu see mõte, et kui sa alustad ja see ettevõte ei ole ikkagi 100 aastat turul olnud, on ju, siis sa võid endale seada nagu eesmärgiks ehitada näiteks kogukond, kus on 10 miljonit inimest, mis tähendab seda, et sa oled mõjutanud suuremal või väiksemal määral näiteks 10 miljonit inimest. 10 korda Eesti rahvast. Täpselt, ja see ongi selline hästi lahe mõte olnud, et niisama vahepeal naljatanud ja teinud, et kui satud kuskil istuma, keda pole ammu näinud või midagi, on ju. Ja isegi kui see on näiteks miljon, mis iganes, olenevalt eesmärkidest, et mis sa nagu teed, on ju, või mis sa teinud oled. Et juba see mõte, et sa oled üles ehitanud nagu kogukonna, mis võib olla suurem kui üks riik. Et milline potentsiaal, milline võimalus olla sellise kogukonna juht ja liider ja aidata ja toetada. Ja enamjaolt, kui sa oled ikkagi üles ehitanud nii suure kogukonna, siis üks hästi lahe asi veel, mis on jagamisturundus, ongi see, et vaata klassikalises äris, kui sa oled juht või liider või boss või ülemus, on ju, inimesed peavad sinu sõna kuulama, seepärast sa muidu lased nad lahti. Nad on sunnitud seda tegema. Jagamisturundus seda ei ole, kui sa oled nii suure asju üles ehitanud, seal peab olema austus ja selle austuse sa saad välja teenida ainult läbi tegelikult raske töö. Ja sina kui juht ja liider ja kui sul on nii suur kogukond, siis see enamjaolt peaks tähendama seda, et sa oled teinud rohkem kui keegi teine. Mis tähendab seda, et milline kasv areng on olnud sellel teekonnal. Ma isegi lisaks siia sa võid kohe tagasi peegeldada, et mitte ainult raske töö, vaid päriselt hoolimine inimestest ka. Ja, hoolimine oma kogukonnast, sest raske tööga sa võid lihtsalt ongi ka teised nagu ära tappa on ju mingil määral. Ja lihtsalt, kui sa keskendud endale, siis sa ka ei jõua. Pigem ongi see, et see päriselt hoolimine ja soov aidata. Aga vaata siin, kui me räägime nüüd jagamisturundusest, siis siin ongi vaja aru saada sellest, et mida tähendab raske töö siin. Klassikalises äris me teame, mida tähendab raske töö on ju, ma üksinda panen hullu. Aga jagamisturunduses raske töö tähendab seda, et ma olen põllul ja ma aitan teisi. Ehk siis hommikust õhtuni kohtumistel, asjadel, uus inimene alustab, ma aitan, ma toetan, ma kallan enda teadmise oskusest temasse. Et siin ongi see, et raske töö ei tähenda seda, et keegi kuskil nüüd üksinda tahab seda, kui keegi teeb jagamisturundus rasket tööd, siis see tähendab seda, et aitab väga palju inimesi, sest see ongi see, mida me siin tegelikult teeme. Mina ise sõnastaks seda siis võib-olla isegi teistmoodi on see, et pühendumine teiste edu saavutamisele. Ongi see, sest et raske töö, tavaliselt inimestel ongi see raske töö, see tähendab, et ma ise teen midagi nagu rasket töö. Aga see on, ma pühendun teiste toetamisele ja aitamisele. Sest mida kaugemale sa selles valdkonnas oled jõudnud, seda rohkem sa oled kasvanud, sul on rohkem teadmise oskusi, mis tähendab seda, et seda rohkem sul on võimalik aidata inimesi oma teadmiste ja oskuste pealt. Ja see ongi nüüd see, et mida kaugemale sa jõuad ja ikkagi mida rohkem sa toimetad, seda rohkem sul on võimalik inimesi nii-öelda aidata. Et versus see, kui ma alustan, ma veedan tunni on ju, või see, kui on 5 aastat mööda läinud, mul on rohkem teadmise oskus, mul on võimalik aidata rohkem inimesi. Ja see ongi see ka lahe pool, et siin valdkonnas ei ole mitte mingisuguseid piire, nagu sõna otseses mõttes mitte mingisuguseid piire, täpselt nii palju, kui sina suudad uskuda. On ju. Miks on just selle, kus sa selle näite tõid sellest toksimisest on 1 või 2 või 3 on ju. Ja siin sa võid olla ka rohkem loov, on ju, et okei, kui palju näiteks kohtumisi jõuan teha või kui palju ma suudan informatsiooni edasi anda või inimestega kohtuda. Aga okei, selles suhtes, et aga pane siis näiteks 100 inimest saali ja räägi see sama jutt. Aga keegi ei keela panna 1000 inimest. Aga mingil hetkel, kui see võimekus on, aga pane 20 000 inimest. Kõik on võimalik. Just.